tere ilusat teisipäeva hommikut. Taas kord käes tegutsemiseks. Ja eelmisel nädalal täitus meil juba aastane tegutsemisampse siin grupis veebipool ettevõtjatele. Tänase ja ka kõik eelmised õpiampsud on leitavad meie YouTube'i kanalil veebipoolist. Ja kas sina oled juba enda kohvi ära joonud? Mina tervitan sind täna Hispaaniast ja ütleme ausalt, siin on päris jahedaks läinud juba, aga mitte küll nii jahe, et tekiks juba selline jõulutunne, seda tuleb ise luua. Näiteks täna hommikul just tegingi täidetud mune ja panin sellised mõnusad jõuluvalgustused kööki, et selline hästi hubane tunne, ise luua seda tunnet. Tere hommikust, Evelin, nii armas, et te tervitate, alati on tore lugeda, kust kes meid kuulab ja alati ka siis, kui sa järgi kuulad. Ja mina olen üks veebikooli assistentidest, minu nimi on Triin Pärn ja minu tegelikult selliseks põhifookuseks on tegelikult üldse raamatupidamine, mida ma olen siis teinud juba 10 aastat koos oma emaga, Pille Põld. Ja ma osalesin kunagi paar aastat tagasi, juba tegelikult 3 aastat tagasi, veebikooli kodulehe tegemise õpinädalal ja tegingi seal valmis ka meie pererestole, Pärnumaa pereresto kodulehe. Ja nüüd siin selle aasta kevadel ma tahtsin teha enda teenusele, raamatupidamisteenusele kodulehte ja siis ma olin juba targem. Sest kui ma tegin seda esimest kodulehte restoranile, siis ma teadsin, kui palju on neid pluginaid ja kuidas võib nendesse ära uppuda, valides omale templiiti. Seekord olin targem ja võtsin kohe ühendust kodulehe eksperdiga Eneli Rebasega ja siis ma ütlesin talle kõik soovid, mida ma tahan, et minu kodulehel oleks olemas. Et seda sisu, kuna ma tunnen juba WordPressi, saan ma ise muuta lihtsalt. Aga siis ma ei teadnud, et selle kodulehe muudatuste tegemine võib muutuda veel lihtsamaks. Ma täna näitan sulle AI veebilehitsejat ja kõikide selliste uuendustega alati mul kallim kõrvaltoas ütleb, Triin, kas sa seda uuendust juba tead? Ja siis ma proovisin selle järgi ja mõtlesin, et ma täna näitaksin, kuidas ma kasutan siis ChatGPT OpenAI veebilehitsejat, et muuta enda kodulehe mingeid pisiasju. Ma usun seda, et hea on ikkagi, kui keegi ekspert tegeleb täpselt samamoodi nagu raamatupidamisegagi, et keegi, kes saab asjadest aru, et näiteks, et ta ei teeks sulle täitsa midagi seal kokku. Ja ma jagangi enda ekraani ja hakkame minema siit. Tegin ühe pisikese video, et me saaksime anda aimu, saab siis selle brauseri teha. Et ma esialgu läksingi sellisele leheküljele nagu openai.com. Siis sinna natuke räägivadki, et millega on tegu. Ja et sa saad AI brauseris küsida talt üldse ja lisaks ka kohe näiteks kirjutada veebilehe, kuhu sa soovid minna, siis ta viib sind sinna ära. Et kõik on täpselt sama, lihtsalt et rohkem nagu võimalusi ja nagu siin paremalt ta näitas ka, et sa saad kohe juba küsida selle veebilehel olles küsimusi, et otsiks sult midagi välja. Seda võid ise siit lugeda, hiljem panen siia kommentaari lingi ka, et saad minna uurima. Aga jah, et saad kasutada teda ja hetkel saab siis seda ainult Mac arvutitel ja kindel tüüpi arvutid olid ka need, et aga siit leheküljelt openai.com'ist saad selle alla laadida. Küsisin ka ChatGPT-lt, et kas ainult tasulise versiooni kasutajad saavad seda Atlas brauserit kasutada ja ta vastas, et ei pea olema tasuline versioon. Aga et mõned sellised suuremad võimalused on alati, kui sul on tasuline versioon. Ja hetkel siin ütleb ka, et see brauser on ainult valikus nendele, kellel on Mac OS, Apple Silicon ja M-seeria džippidega. Ma ei tea, mis need tähendavad. Mina sain selle alla laadida ja pead vaatama, kas sina saad seda alla laadida. Tavaliselt mees tegeleb selle IT poolega. Ja siis laadisin selle alla ja siis kohe liigume edasi, mis siin järgmiseks on ka. Tere, Merike, nii vahva, et Merike ka meid kuulab. Ja nüüd ma siis lähen muudatust tegema enda kodulehele. Alguses ma avan üldse tavaline nagu brauser on see, lihtsalt avan enda kodulehe.
olen logitud sisse WordPressi, panen enda pildi ära, et muidu jääb natukene ette. ja ma mõtlen selle peale, et võiks siia kodulehele lisada nool ülesse nupu. ja et kui inimene on täitsa alla läinud, et kuidas ta saab ülesse sinna menüü osasse. ja siis, kui tekibki niisugune tunne, et tahaks ta lisada, siis siin paremal pool üleval on Ask ChatGPT. ma kohe vajutan selle peale ka ja annangi talle enda soovist teada, et kui inimene on juba läinud minu lehe lõppu, et võiks lisada selle nuppi ülesse, et saaks kiiresti liikuda. ja siis ta toob mulle siia täpselt samamoodi nagu vanasti ma tegin niimoodi, et ma lihtsalt küsisin, et mul on selline probleem selles chati aknas, aga nüüd ta on lihtsalt siin kohe veebilehe kõrval, et ma ei pea midagi tegema kuvatõmmis kui sellist, et ma saan kohe öelda, et näed, mul on vaja see lisada ära, et mis on need variandid, kuidas ma saan seda teha. ja siis ta pakub siin välja erinevaid variante ja ütleb ka, et ta võib selle nupu kujundada minu brändivärvides. siis ma ütlen, et jah, tee see sarnane, et sobiks minu kodulehele. ja palusin ka, et ma tahan, et see oleks ainult avalehel. siis ta kirjutab ise selle koodi valmis, et see on tõesti siin uskumatu asi, et koodi, mis ma teadsin, et saab, aga lihtsalt, et ta siinsamas kõik on, et see teeb sealt elu palju-palju lihtsamaks eriti mulle, kus ma tunnen, et ma pigem nagu ei ole nii nagu selline koodimaailmas sees. ja tegelikult isegi kodulehte tehes enam ei pea oskama koodi, et see WordPress on imeline, et saad kõik asjad oma kohale lohistada. ja mina valisingi nüüd selle variandi, et ma lohistan HTML ploki, aga mul tekkis probleem, ma ei leia seda HTML nupukest, et isegi seda ma saan küsida, et kust ma leian selle nupu. ja siis ta juhendab mind, et mine vasakule paneeli, vaata, kus sul on siin need kõik heading'ud, image'id ja seal on ka olemas HTML. ja siis ma kirjutan sinna ülesse, et kõik asjad näiteks, et mida sa ei leia, siis sealt kirjutadki nii nagu on, et ma ei leia praegu, siis ta rõõmsalt aitab. siis ta annab mulle täpselt juhist, et mine täitsa lehe lõppu ja tõmba see sinna kohta, kus sa soovid, et see nupp oleks, ehk siis kõige lehe lõppu. ja nüüd panin ära selle ja siis ta teeb mulle selle, uuesti kirjutab selle koodi, mille ma pean lihtsalt sinna kopeerima. et see töötab ainult avalehel ja ma saab kopeerida selle koodi juurde sinna. ma kirjutasin talle iga sammu, et seda näitlikustada, et panin selle ära, kuidas ma salvestan, näiteks kui ma ei ole siin WordPressis ise teinud, et tema ütleb, et täpselt juhendabki mind, ütleb, et vajuta update, mina vaatan, et mul ei ole seda update nuppu. ja siis ma lihtsalt kirjutangi, et kas sa mõtled seda publish nuppu siin, et mis tahtsin näidata seda, kuidas ta juhendab samm-sammuliselt ja sa võid ükskõik mis asja temalt küsida, et kuidas see käib. siis ta ütlebki, et jah, et siin on ikkagi see publish nupp ja siis ma saan vajutada seda ära ja tekkida sinna nupp. ma praegu hetkel kirjutangi talle igat sammu, mida mina siis teen. natuke ruttasin ette, alles nüüd mõtlen, et seda nuppu ei näe. aga jah, ta kirjutab siin ilusasti kõik lahti, et kus see asub. vajutangi ära. ja nüüd ütlebki, et kui sa vajutad seda publish nuppu, siis tekib see nool üles, nool lehele alla paremale. ja siis ma ütlen jälle, et jah, ma vajutasin selle ka ära. ja siis ta teeb mulle uuesti minu veebilehe, mille peale ma klikiksin, et ma saaksin näha, kas see tõesti on seal olemas. ma juba see nupp siia paremale klikkis. ma vajutan selle peale, juhatab väljasse. nüüd järgmiseks ma proovisin minna blogisse
ma olen siia kirjutanud erinevaid kasulikke artikleid, mida igal ettevõttel kindlasti vaja on, et tasub enne uudistama. ja ma näen, et mul on siin all arhiiv, mis tegelikult midagi väga juurde ei anna, siis ma küsin talt, kuidas saaks selle arhiivi siit ära kustutada. mul on siin kategooriate järgi pandud, et digiturvalisus, turundus, raamatupidamine, ai, aga et see arhiiv otseselt midagi ei anna, et tahaks selle ära kustutada seal. ja siis ta ütles, et ma võin seda brauserit kasutada, et ma tulen, teen need muudatused ise ära. ja siis ta ütleb, et kas sa tahad sisse logida või mitte. ja iga muudatus, mis ma tavaliselt teen, ma alati lähen enne pluginasse nagu Updraft pluss. see on alati veebikoolis ka õpinädalatel esimeste asjadena laadisime alla, et see tähendab seda, et me teeme veebilehest koopiat, kui midagi läheb untsu, siis me saame taastada seda. Kirsik ja Kukk Viiol käis täpsemalt rääkimas, kuidas Updraft pluginat seadistada. seda kindlasti tasub teha, enne kui sa hakkad mingeid muudatusi kodulehel tegema. aga siis ma paningi, et jah, et palun aita mind siis teha. ja nüüd ta tegelikult tuli siia minu lehte. ja nüüd ta hakkab siin ise neid muudatusi tegema, et mina andsin talle, et ma soovin ära kustutada arhiivi näitamise blogilehelt. nüüd ta hakkab otsima seda infot siit. ja ise täitsa vaatab, et kus midagi asub. natukene kiirendasin seda protsessi ka, sellega läks umbes 15-20 minutit tegelikult, kui ta seda kõik muudatused siin ellu viis ja selle üles leidis, et ta hetkel on veel natukene rabe, aga lihtsalt see variant, et ta tuleb ise sinu veebilehitsejasse sisse, et see oli tõesti uskumatu, et ta on selline, see oli, mille nimetus oli, et agent töötab, et siin paremal all on ka, et agent on hetkel minu lehel. ja siis ta leidiski need kohad üles, kuidas ta saab muuta. et otsis need asjad ülesse. et see muudab päris kiiremaks seda protsessi. et näiteks, kui sa panedki ta tegema midagi ja siis ise tegeled mingi muu asjaga, küll aga ma ütlen seda, et kui ma panin ta tööle nii-öelda ja tegelesin kõrvalaknas mingi muu asjaga, siis arvuti oli päris aeglane, et see jõudlus läks kõik siia kuidagi. ja siis ma ütlesin talle, et jah, aga sa ei võtnud seda maha ja siis ta vajutas sinna peale, et lõpuks ka kustuta. ja nüüd kaduski tegelikult mul siit lehelt ära see ja siis ma panin, et stopp. ja nüüd avalda ka, et need muudatused salvestuksid ära, mis ma praegu tegin siin, mis tema tegi, tähendab. ja nüüd ma lähen kontrollima, et kas see kadus ära sealt, see arhiivi osa. nüüd on näha, et see arhiivi osa kadus ära, mis tegelikult midagi väga ei andnud, et tegi selle ülesande siin ära. ja sellega tegelikult ongi selline lühike pisike amps näitamaks, mis võimalusi tegelikult see ChatGPT Atlase brauser annab. et hetkel ma kasutasin kodulehe muudatuste jaoks, aga kui on mingeid muid asju, siis kindlasti ta on ka suureks abimeheks. võid anda teada, mis sa arvad, kas sa oled juba proovinud seda, et kindlasti see laieneb, varsti tuleb ka teistele arvutitele välja, et hetkel on ainult see Apple arvutid, kellel on nii see M-chip olemas, saab proovida. ja lisaks mul oli seal kodulehel, alati kui ma kuskil midagi räägin, siis ma alati tahan jagada head infot teiste kohta. et minul kodulehel on blogi sektsiooni, ma teadsin, et tegin selle blogi vist paari päevaga, kirjutasin postitused valmis, sest kirjutasin just neid asju, millest mina olen tundnud puudust. ja et ongi, et kõik need sõidupäeviku põhjad, lähetuskuluaruande põhjad ja isegi siin tegin sellise maksuvabade ülevaatliku raamatu. saab selle alla laadida, et vaadata, et mis kulutusi saad sa ettevõtjana teha maksueelse rahaga, just selle rahaga, mis laekub sulle kliendilt sinu kontole. et saad mingeid kulutusi teha, millele ei lisandu näiteks makse. ja panen siia enda blogi artikli ka, siin on erinevad ampsud mul ka, et viimati ma vaatasingi, et ma käisin siin tegutsemisampsus maikuus ja näitasin, kuidas kasutada Merikrafti, kuidas teha selliseid baasasju, näiteks kui sa soovid kohe raamatupidet endale võtta, kuidas siis teha neid müügiarveid, kuidas sisestada ostuarveid, kuluaruandeid,
siis, kui on majandusaasta aruande koostamise aeg, siis võib julgelt minu poole pöörduda. et vaatame asjad üle. praegu on nii tore on näha seda, et nii palju inimesi on juba varem võtnud ühendust, et vaadata juba praegu 2025. aasta asjad üle, et nad on ise teinud, et kas kõik on korrektselt tehtud, et siis läheb majandusaasta aruande esitamine ka lõdinal. ja panen siia kommentaari nüüd ka selle, sa saad laadida alla selle e-raamatu ja siis võib hiljem anda teada, et kui palju siis lõpuks raha said kokku sellega hoida. aitäh, et sa tulid kuulama ja nii tore on ka, kui sa hiljem, kui sa järgi kuulad, annad teada, et tervitad ja et ise siit ausust kaasa võtad. ja ma soovin sulle ilusat nädala jätku ja peatse kohtumiseni juba järgmisel nädalal siinsamas grupis. aitäh!